Igan hommikul enne päikesetõusu käivituvad mootorid Laredo, Texase lähistel. Dieselveokid seisavad ninasabas Rio Grande 8-realisel sillal. Nad on nii tihedalt reas, et järjekorrad ulatuvad kilomeetrite kaugusele. Iga päev ületab seda silda 15 kuni 18 000 veokit. Nende veokite lastiks ei ole ainult kaup. See on Ameerika majanduskäigus. See on maailmakaubanduse sild lääne poolkera kõige tihedama liiklusega kaubanduslik ületuskoht. Peaaegu keegi väljaspool kaubaveo logistikat pole sellest kuulnud ja peaaegu ükski poliitika kujundaja pole sellel sillal kunagi seisnud. Kui see 48 tunniks sulgeda, jõuavad tagajärjed kätte enne, kui uudisedki jõuavad reageerida. Mootorid ei jõua Toluca koosteliinidele. Juhtmeköidised jäävad Saltillos oma ajast maha. Külmiku komponendid seisavad poolikuna San Luis Potosís. Nädala jooksul jäävad tehased Michiganis ja Ohios vaikseks. Mitte streikide või poliitika tõttu, vaid sellepärast, et varuosad on jõe valel poolel kinni. Umbes $930 miljardi väärtuses kaupu liikus 2025 aastal Ameerika ja Mehhiko vahel. See on suurem kui Šveitsi majandus. Suurem kui Saudi Araabia oma. 2 riiki, kes kauplevad 12 kuuga rohkem, kui enamik maailma riike kokku toodab. See on pigem tootmisliin kui kontrollpunkt. Texases on rohkem rafineerimistehaseid. Californias on rohkem sadamaid. Illinoisis on rohkem raudteid. Ükski neist ei vea iga päev seda, mida see üksildane sild veab. Ja praegu tehakse Washingtonis otsuseid, mis muudavad kõige selle maksumust, mis üle selle silla liigub, ilma et oleks selge arusaam, mis katki läheb, kui nad seda teevad. Vali suvaline. Ameerika Ühendriikides valmistatud sõiduk. Ükskõik milline kastiauto, sedaan või maastur. Ava kapott ja jälgi iga detaili. Sa ei leia lugu Ameerika tootest. Sa leiad süsteemi, mis on ehitatud üle piiri, mis enam ei käitu üldse nagu piir. Ford F-150 on ilmselge näide. Üks kõige ikoonilisemaid Ameerika kastiautosid riigis. See veereb tootmisliinilt Dearbornis, Michiganis. Igal turunduspukletil tähed ja triibud peal. Aga enne kui see kere üldse Dearborni jõudis, olid selle sees olevad komponendid Rio Grande jõge ületanud koguni 8 korda. Mootoriplokid valatakse ühes riigis, töödeldakse teises ja pannakse kokku 3. Iga samm sõltub sellest, et teisel pool piiri tehtaks töö õigel ajal ära. Ja see sõltuvus ei piirdu ainult tootmisega. Mehhiko saadab igal aastal USA'sse peaaegu 3 miljonit kerget sõidukit ja suur osa neist kannab Ameerika autotootjate märke. Kõik ehitatud Ameerika disainide põhjal. Ameerika ettevõtted ei kohtle Mehhikot nagu välismaist tarnijat. Nad kohtlevad seda nagu järgmist ruumi tehases. Kui see ahel katkeb, siis tootmine ei aeglustu, vaid peatub täielikult. Aga see ei puuduta ainult veokeid. Kui sa vaatad seda nutitelefonis või sülearvutis, oled sa juba osa sellest ahelast. Sest kaasaegne tootmine ei sõltu ainult laovarudest, vaid ka täpsusest. See on põhjus, miks laod on tühjad ja tootmisliinid jäävad kasumlikuks. Osad saabuvad vaid mõned tunnid enne, kui neid vaja läheb, mitte nädalad varem. See hoiab kulud madalad. See eemaldab ka igasuguse varu ootamatusteks. Üks ainus hilinenud saadetis ei seisa laos. See jätab töötaja jõude seisma, masina välja lülitatuks ja graafiku, mida hiljem kiirustades enam tasa ei tee. Selles süsteemis ei jõua sa hilinemisele järele. Sa jääd maha ja kõik, mis sinust sõltub, jääb samuti maha. Kui sa üritad seda sama veokit täielikult Ameerika Ühendriikides kokku panna, tõuseb hind tuhandete võrra. Ja see pole mingi oletus. See juhtub kohe. Kas tarbijad maksavad rohkem või toode muutub halvemaks? 3. võimalust pole. Küllikud, mida toodetakse mõlemal pool piiri asuvates tehastes, meditsiiniseadmed, mis lähevad USA haiglatesse, pannakse kokku Tijuanas ja Reynosas, kus sellised ettevõtted nagu Medtronic ja Becton Dickinson juhivad tootmisliine, mis saadavad seadmed otse Ameerika haiglavõrkudesse. Lennundusosad, mis varustavad Boeingu tarneahelat. Querétarost tuleb märkimisväärne kaubamaht, kus Bombardieri, Safrani ja Airbusi tarnijad on koondunud ühe lennujaama ümber. Isegi sinu Wi-Fi ruuterites on komponente, mis on enne sinu koju jõudmist mõlemas riigis käinud. Palgalõhe on põhjus, miks kõik toimib. See võimaldab Ameerika ettevõtetel Aasiaga konkureerida ilma, et peaks kogu tootmise ookeani taha viima. Kui Mehhiko ära võtta, jääb valik 2 tulemuse vahele, kas kõrgemad hinnad või tootmine lahkub täielikult mandrit. Kuid põhja suunduv sõltuvus on veelgi sügavam. Mehhiko saadab üle 80% oma ekspordist ühele ostjale. Tagavara klienti pole. Plaani B, mis suudaks selle mahu vastu võtta,
samuti mitte. Kui Ameerika aeglustub, aeglustuvad ka Mehhiko tehased. Kui USA tollimaksud tabavad mingit kategooriat, tunnevad Mehhiko töötajad selle mõju kõige enam. Ameerikas töötavad mehhiklased saadavad igal aastal $10 miljardeid koju oma peredele. Kokku ületas see hiljuti $64 miljardi piiri ühe aasta jooksul. Raha, mis ei liigu läbi korporatsioonide. See jõuab otse majapidamistesse. See maksab toidukaupade, koolitasude, meditsiiniliste arvete ja üüri eest linnades, kus muidu poleks üldse majandust. See toob sisse rohkem raha kui nafta või turism. See on Mehhiko suurim väline eluliin. Ja peaaegu kõik see saab alguse Ameerika Ühendriikidest, mandrilt, millest saab autoga läbi sõita. Riik, kus kui sadam suletakse, saab ikka saata veoauto. Ja Mehhiko on sellele kutsele vastanud. Tesla teatas 2023 aastal kõrgetasemelisest gigatehase plaanist. Seal, kuigi projekt peatati enne USA valimisi tariifimurede tõttu. Autotootjad laiendasid tegevust Kesk-Mehhikos. Suured Ameerika autotootjad said endale järgnevad tarnijad. Sama tegid ka logistikahiiglased, laiendades piiriülest kaubaveo võrgustikku, et hallata uut mahtu koos Mehhiko operaatoritega. Lennundus, tehisintellekti andmekeskused, suured farmaatsiaettevõtted. Kõik nad asusid piiri lõunaossa. Querétaros toimus tõeline buum. Meditsiiniseadmete tootmine plahvatas piki piiriäärsed vööndit. Guadalajaras kuulutati välja plaanid tohutu Nvidia tehisintellekti serverite kokkupaneku tehase rajamiseks. Isegi pooljuhid hakkasid osaliselt Mehhikosse liikuma, sest pakendamist saab laiendada vähem kui 2 aastaga. Samal ajal kui USA kiibitehased võtavad aega ligi 10 aastat. Süsteem toimis. Tarneahelad muutusid lühemaks, tarned kiiremaks. Kulud jäid konkurentsivõimeliseks. Mõlemad pooled said kasu. Ja siis pöördus surve sissepoole. 2025 aastal hakkasid reeglid protsessi käigus muutuma. Ühes Põhja-Mehhiko autovaruosade tehases peatas juhataja saadetise väljasaatmise. Mitte sellepärast, et tootmine oleks peatunud, vaid kuna tariifireeglid olid muutunud. Järgnesid erandid ja siis muutus kõik taas. Esmalt korra ja siis korduvalt. Ettevõtetele, kes planeerivad aastaid ette, tähendas see üht asja. Ettearvamatust. Mitte kõrgemaid kulusid, vaid teadmata kulusid. Ja kui kulud muutuvad teadmata suuruseks, peatub investeerimine täielikult. Projektid pandi pausile, laienemine jäi toppama. Tehased, mis pidid ehitatama, jäid tühjale maale. Mehhiko aga ei eskaleerinud olukorda. Samuti ei vastanud ta vastumeetmetega. See kohanes, võites aega ilma põhiküsimust lahendamata. Sest probleem polnud poliitiline, vaid struktuurne. Kui Ford hoiatas, et tariifid vähendavad kasumit $1,5 miljardi võrra, polnud see Mehhiko, kes kahju kannatas. See oli Ameerika ettevõte, kes maksis rohkem oma tarneahela käigus hoidmise eest. General Motors andis paar nädalat hiljem omaenda hoiatuse. Nad prognoosisid kuni $5 miljardi suurust mõju. Stellantis peatas tootmise oma Mehhiko ja Kanada koostöötehastes, töötajad Michiganis ja Indianas. See on tariifi inimlik hind. See pole pealkiri, vaid vahele jäänud vahetus. Palgaleht. Kadunud. Lähedane lähitootmine pidi probleemi lahendama. Selle asemel tõi see kaasa uue probleemi. Ebastabiilsus süsteemi keskmes. Kaubandus on vaid pealispind. Sügavamad riskid peituvad selle all. Mehhiko toodab nüüd üle 60% oma elektrist maagaasist. Kuid see on imporditud. Sisemine tootmine on aastaid langenud, jõudes 2025 aasta alguses 20 aasta madalaimale tasemele. Seda puudujäägi katavad peaaegu täielikult torujuhtmed, mis kulgevad lõunasse Texase Permiani basseini väljadelt, Eagle Fordi kildamaardlast ning koridoridest, mis ulatuvad Arizonasse ja Kaliforniasse. 2025 aasta mais jõudsid USA maagaasi torujuhtme ekspordid Mehhikosse kõigi aegade kõrgeima kuise rekordini. Umbes 75% igast kuupjalast gaasist, mida Mehhiko praegu põletab, jõuab sinna üle piiri. Rohkem kui veerand kogu USA maagaasi ekspordist suunatakse otse Mehhiko elektrivõrkudesse. Ameerika gaas annab jõudu Mehhiko tehastesse. Need tehased toodavad osi. Need osad liiguvad tagasi Ameerika tootmisliinidele. Kui see voog katkeb, ei seisku tootmine ainult ühes kohas. See ebaõnnestub mõlemal pool piiri. Mehhiko on sellest väga teadlik. See mõistab ohtu. Mehhiko kiirustab rajama uusi torujuhtmeid, uut LNG ekspordivõimsust ja uut kodumaist tootmist. Kuid miski sellest ei asenda USA varustust niipea. Sõltuvus oli juba sisse ehitatud.
Ja siis on veel vesi. Ameerika farmerid Lõuna-Texases on näinud, kuidas terved saagikoristused on kokku varisenud, kuna Mehhiko on jäänud lepinguga nõutud veetarnetega maha. On olemas 1944 aasta leping, mis pidi just seda ära hoidma. Ja nüüd see laguneb. Mehhiko osariigid nagu Chihuahua on korraldanud rahutusi veehoidlate tühjendamise pärast, mis on ette kirjutatud Mehhiko võlgade tasumiseks. Läbirääkimised veevõla üle on 5 aasta jooksul korduvalt peaaegu kokku varisenud. Nüüd seosta seda sellega, mis poodidesse jõuab. Kui sööd jaanuaris värskeid tomateid, siis need tulid Mehhikost. Ja ka avokaado sinu röstsaial. Umbes 90 avokaadost USA toidupoodides jõuab kohale Mehhikost. Marjad, kurgid, paprikad, mangod, terve hooajaväline puu- ja köögiviljariiul toetub Mehhiko kasvuhoonetele ja põldudele. Kui vett jääb väheks, siis põllukultuure ei istutata. See tähendab, et USA poodides on riiulid päevadega tühjad ja põllumajandustulu kukub kokku mõlemal pool piiri. 2024 aastal peatasid Ameerika inspektorid Michoacanist avokaadode väljaveo turvakaalutlustel. Hinnad USA toidupoodides tõusid päevadega. Üks inspektor tähendas nädalast viivitust ja üleriigilist hinnatõusu. Nii õhukesed ongi need varud tegelikult. Õlu räägib sarnast lugu. Ameerika impordib Mehhikost rohkem õlut kui ühestki teisest riigist maailmas. Enamik kuuepakilistest õludest Chicago, Atlanta või Seattle'i riiulitel on alustanud oma teekonda Mehhiko tootmisliinil, ületanud piiri rongi või veoautoga ning jõudnud sinu kohaliku poe külmikusse. Häiritud tarneahelad ja Ameerika enim müüdud õlled muutuvad kallimaks. Ligikaudu 5 miljonit Ameerika töökohta on otseselt seotud kaubandusega Mehhikoga. Sellistes osariikides nagu Texas, Arizona, New Mexico ja California on Mehhiko eksporditurgude tipus. 28 USA osariigis on Mehhiko üks 2 suurimast kaubanduspartnerist. Kui kaubandus katkeb, kaovad töökohad ka kaugel piirist. Indiana tehastes, Iowa farmides ja Kansases. Raudteejaamad, mis eksisteerivad tänu sellele süsteemile. Terved linnad, sealhulgas Laredo, McAllen ja El Paso, toimivad selle voolu najal. Kui see eemandada, kahaneb koos sellega ka nende majandus. Mehhiko õhjaosas asuvates tehastes töötab otseselt umbes 3 miljonit töötajat ning 10 miljonid on mõlemas riigis kaudselt seotud. Mehhiko valitsus tõstis nende tehaste nominaalpalku aastatel 2020-2025 üle 100%. Varem tähendas tehases töötamine vaevu ots otsaga toimetulekut. Nüüd tähendab see tõelist võimalust keskklassi eluks. Energia, vesi, toit ja tööjõud. 4 omavahel seotud süsteemi. Kui ühte neist häirida, levivad mõjud kõikjale. Ja need ei levi ühtlaselt, vaid kuhjuvad. Poliitikud kasutavad sõna nagu kokkuvarisemine. Tegelikult on see vale sõna. Kokkuvarisemine on dramaatiline. Ja dramaatilised sündmused jõuavad pealkirjadesse. Tegelikult toimub kõik aeglasemalt ja seda on raskem märgata. See algab viivitustega. Auto, mille tellimisest kättesaamiseni kulus varem 6 nädalat, hakkab nüüd võtma 3 kuud. Siis 4. Tarneajad venivad palju pikemaks, kui ostjad ootavad. Aga taustal toimub midagi suuremat. See ebakindlus arvestatakse kõigesse sisse. Nüüd laiendage sama dünaamikat külmkappidele, pesumasinatele, haiglate ventilaatoritele. Kulud hakkavad tasapisi tõusma. Whirlpooli külmkapp, mille kättesaamiseks kulus varem 6 nädalat, võtab nüüd 4 kuud. Medtroniki ventilaator muutub kallimaks juba enne, kui see muutub raskemini kättesaadavaks. Loomulikult muutub kvaliteet kehvemaks. Siis tulevad kaudsed mõjud. Ettevõtted lõpetavad ehitamise mitte sellepärast, et nad ei suuda ehitada, vaid sellepärast, et nad ei suuda ennustada, milliste reeglite järgi nad tegutsema peavad. Investeeringud liiguvad mujale. Vietnami, Indiasse, Poola, kohtadesse, kus reeglid kehtivad piisavalt kaua, et saaks planeerida. Mehhikos aga tabab valu tugevamalt ja kiiremini. Tööstustööliste palgad ei tõuse enam. Töötajad kaotavad stabiilsuse ja hakkavad liikuma põhja poole, Ameerika linnade suunas. See suurendab migratsioonisurvet, mida tariifid pidid väidetavalt ennetama. Ameerikas pöördub see surve tagasi Ameerika enda vastu. Kodumaale tootmise tagasitoomise kulud annavad tunda. Suurem kodumaine tootmine tähendab kõrgemaid hindu ja tarbijad tunnevad seda kohe. Ja Ameerika globaalsed konkurendid ei jää ootama. Nad hakkavad laienema kiiremini, odavamalt ja väiksemate häiretega. On väike ajavahemik, mil Põhja-Ameerika integratsioon toimib. Kui see aken sulgeda, haaravad Aasia tootjad turu endale. Kaotatud tootmine ei tule tagasi.
see lihtsalt liigub mujale. See edasi lükatud autotehing läheb Hiina elektriautole, mis jõuab õigel ajal ja hinnaga, mida Ameerika tarbijad suudavad maksta. Tehast, mida Texasesse ei ehitata ka hiljem. See ehitatakse Hanois ja jääbki sinna. Sellest süsteemist pole puhast väljapääsu. Kujuta ette, et Ameerika otsustab Mehhiko tootmisest täielikult lahku lüüa. Enam ei ole Mehhikos ehitatud autosid. Enam ei ole piiriülest autovaruosade liikumist. Enam ei ole Mehhiko kodumasinaid. Kõik see viiakse Ameerika Ühendriikide piiridesse. Ainult autotööstus vajaks 100 000 uusi töötajaid, et täita tootmistöökohad USA palkadega. Ameerika tehastel on juba praegu tööjõupuudus. Nad ei suuda täita isegi olemasolevaid vabu töökohti. Mitmesaja 000 uue töökoha lisamine tähendaks kas tohutut sisserände kasvu, mis on täpselt vastupidine sellele, mida lahtisidumise pooldajad tahavad, või nii kõrgeid palku, et kogu majanduslik loogika kukub ise kokku. Isegi kui töötajad ilmuksid justkui võluväel, siis tehaseid ei ole olemas. Uue autotehase ehitamine USA piiridesse võtab teadetest kuni esimese autoliinilt tulekuni 3–5 aastat. Selle ümber tarnijate baasi loomine lisab veel 2 aastat. Selleks ajaks, kui need tehased on töökorras, konkureerivad nad elektrisõidukitega, mida ehitatakse riikides, kus tarneahelate optimeerimist pole kunagi lõpetatud. Ameerika tarbijad peaksid selle kulu kogu aeg enda kanda võtma. Uus kastiauto, mis maksab täna $50 000, maksaks pärast seda $60 000 või rohkemgi. Ja see on vaid üks sektor. Sama olukord kehtib meditsiiniseadmete, kodumasinate, lennunduskomponentide ja elektroonika puhul. Iga kategooria muutub kallimaks ja paljudel juhtudel ei tule tootmine üldse koju tagasi. See liigub hoopis kaugemale. Ükski kohalik tarnijate baas ei suuda piisavalt kiiresti laieneda, et asendada juba olemasolevat. Vaata, mis juhtus, kui Apple proovis iPhone'i kokkupanekut Hiinast Indiasse viia. 2 aastat segadust, kvaliteediprobleeme, väiksemat saagikust ja tootmislünki, mis vaikselt suunasid tootmise tagasi välja kujunenud Hiina tarnijate juurde. Tarnijahela ülesehitamine ei ole poliitiline otsus. See on aastakümneid kestev tööstusprojekt. Okei, aga kuidas on Mehhikoga? Kas see võiks Ameerikast loobuda? Kas ta suudaks asendada kliendi, kes ostab üle 80% tema ekspordist? Mehhiko poliitikakujundajad on seda proovinud. President Claudia Sheinbaumi valitsus pingutas kõvasti, et suurendada eksporti Kanadasse, kus saadetised kasvasid 2025 aastal 17%. Nad laienesid Euroopasse, Belgiasse ja Suurbritanniasse. Mehhiko avokaadikasvatajad avasid uusi turge Jaapanis ja Lõuna-Koreas, kuid sellel polnud suurt mõju. Mehhiko eksport Ameerika Ühendriikidesse domineerib riigikaubanduses, ületades kaugelt kõiki teisi turge. Kanada ja Euroopa on endiselt atraktiivsed partnerid, isegi viimase aja kasvu arvestades. Kuid need moodustavad vaid murdosa sellest, mida Mehhiko müüb USA-le. Need suhted on olulised, kuid ükski neist ei küündi suurima ostja mahuni. Ükski teine turg ei suuda seda mahtu nende hindadega vastu võtta. Kui Mehhiko prooviks eksporti suures mahus ümber suunata, ei kulgeks kohanemine sujuvalt. Peso väärtus langeks, inflatsioon tõuseks ja samad rahaülekanded, mis toetavad miljoneid majapidamisi, muutuksid toetusest ellujäämiseks. See teebki selle hetke nii ebastabiilseks. Mõlemal poolel räägitakse hoobadest, just kui need oleksid päriselt olemas. Kuid veoautod Laredo silla peal räägivad teist juttu. Need liiguvad edasi. 6 miljonit aastal 2024. 2025 aastal oli neid veidi vähem tariifide kõikumise tõttu, kuid siis hakkas arv taas kasvama, kui reeglid paika said. Sild peegeldab tegelikkust kiiremini kui poliitika. Kui ülemkohus tühistas tariifid 2026 aasta veebruaris, kestis kergendus vaid mõned tunnid. Mõne tunni jooksul asendati need 10% ülemaailmse tariifiga, mis kehtis maksimaalselt 150 päeva. Kui järgmine tariifioht ilmneb, peatavad tootjad taas oma tegevuse. Aga nutikas raha teeb seda, mida nutikas raha alati teeb. See maandab riske. See otsib kohti, kus reeglid püsivad piisavalt kaua, et investeering tagasi teenida. Vietnam teab seda hästi. Sealsetel ametnikel on olnud avalik huvi Ameerika tootjate vastu, keda tariifide ebastabiilsus on ärevaks teinud. Nad on pakkunud maksusoodustusi ja infrastruktuuritehinguid, et kindlustada ettevõtete pühendumust. India teeb sama, sihides ettevõtteid, kelle pikaajalised plaanid ei sobitu enam muutuvasse Põhja-Ameerika raamistikku. Lihtsalt lahkumine ei toimi. Ka lahkumise teesklemine ei toimi. On olemas tee edasi, mis kaitseb mõlemaid majandusi, kuid keegi kummalgi poolel ei taha seda valjult tunnistada.
Nad ei vali vastastikust sõltuvust, kuigi nad tegutsevad selle sees. nii Mehhiko kui ka Kanada on andnud märku, et soovivad järjepidevust. Mehhiko tööstus on oma prioriteetides olnud selge. Ennustatavad reeglid, tollimaksuvaba liikumine piirkondlikult toodetud kaupadele ja vaidluste lahendamine, mis hoiab ära ootamatud kulushokid. USA kaubandusesindaja on vihjanud kolmepoolse kokkuleppe asendamisele eraldi kahepoolsete lepingutega, mis muudaksid jõudude vahekorda, kuid külmutaksid ka investeerimisotsused kogu mandril seni, kuni uusi tingimusi läbi räägitakse. Autotööstus on olnud otsekohene. Ligi 40% kogu USA ja Mehhiko kaubavahetusest käib selle kaudu. Kui minna üle kahepoolsetele lepingutele, nõrgeneb kohe see stiimulite süsteem, mis seni on lähitootmist toetanud. Texase ärijuhid, kellel on selles mängus rohkem kaalul kui kellelgi teisel Ameerikas, on olnud veelgi selgemad. Kaubandus Texase kaudu toetab ligikaudu 500 000 töökohta ja toob sisse mitusada miljardit dollarit aastas. Logistika, kaubavedu, toll, laondus ja tootmine on kõik üles ehitatud piiriülesele kaubavoolule. Nende sõnum on jäänud samaks. Integratsioon on konkurentsieelis. Kui see ära võtta, ei muutu Ameerika tööstus Hiina suhtes konkurentsivõimelisemaks. See muutub palju nõrgemaks. Mehhiko ametnikud on hoiatanud, et pikaajaline ebakindlus kiirendab juba käimasolevat välisinvesteeringute aeglustumist. 30-aastane integratsioonitsükkel on nüüd 18-kuulises poliitilises aknas. Kui ülevaatus läheb hästi, jätkavad veokid liikumist. Raha voolab edasi. Mehhiko jääb naabruses asuvaks töökodaks. Ameerika jääb kliendiks. Mõlemad majandused kasvavad koos, nii nagu naftaajast alates. Kui ülevaatus läheb halvasti, jätkub aeglane lahknemine. Igal aastal liigub osa tarneahelast vaikselt mujale. Igal aastal veab Laredo sild veidi vähem kaupa. Integratsioon ei lagune korraga kokku. See lihtsalt kulub, kuni süsteemi, mida see toetas, enam samal kujul ei eksisteeri. Mis siis tegelikult hoiab integreeritud mandrit koos? Kaubavahetus Ameerika ja Mehhiko vahel pole tegelikult vähenenud. See on hoopis kasvanud. Mehhiko püstitas 2025. aastal ekspordi kõigi aegade rekordi, isegi kui tollimaksud olid karmid. USA nõudlus püsis. Energiavood suurenesid. Taristu laieneb endiselt. Mõlemad riigid ehitavad füüsiliselt rohkem võimekust, et üksteisest sõltuda. Isegi kui poliitikud mõlemal pool arutavad, kas nad peaksid seda tegema. Põhjus on lihtne. Süsteem toimib. See toimib Coahuila Mehhiko autotehase töölise jaoks. See toimib Iowa maisikasvataja jaoks, kes saadab söödamaisi lõunasse. See toimib piisavalt paljude inimeste jaoks piisavalt paljudes kohtades. Nii et selle lõhkumisel on kohene poliitiline hind. Nii et see suhe püsib mitte kokkuleppe, vaid omamoodi patiseisu tõttu. See on osa, mida on lihtne märkamata jätta. See suhe ei püsi sellepärast, et mõlemad pooled oleksid nõus. See püsib, sest selle lõhkumine mõjutaks valijaid kohe. Vastureaktsioon oleks kiire ja karm. Poliitikud, kes alustasid hommikud karmilt Mehhiko suhtes, pidid nädala lõpuks oma sõnu tagasi võtma. Sest need, kes tegelikult kulud kannavad, tulid välja. Tagasisideahel on kiire ja poliitilised reaktsioonid järgivad seda. See seletab, miks Mehhiko pole vastulööki andnud. Ameerika sisemine surve teeb ära selle töö, mida vastulöök oleks teinud, kiiremini ja odavamalt. Laredo sild, gaasitorudes olev gaas, põllumajandussaadetised, tööstuslikud tarneahelad, rahaülekannete vood. See kõik moodustab süsteemi, mida saab pingestada, kuid mida pole lihtne lahutada. On 2 võimalikku tulemust. 1, kus süsteem stabiliseerub ja jätkab laienemist, ning teine, kus see kaotab aeglaselt tõhusust, kuni pole enam konkurentsivõimeline. Kumb neist juhtub? Sõltub sellest, kas poliitikakujundajad mõistavad, mis tegelikult iga päev üle selle silla liigub. See pole ainult kaupade vedu, vaid sisuliselt terve kontinendi suuruse majanduse toimimise tuumik. Veokid olid täna hommikul juba enne Koitu rivis. Nad seisavad järjekorras ka homme ja ülehomme hommikul. Nõudlus pole muutunud. Ainus küsimus on, kas seda nõudlust teenindav süsteem töötab edasi. Sest kui see ei tööta, ei aeglusta veokid hoogu. Nad jäävad täielikult seisma. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja lülitage teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral Matt Paki kanalil.